No eks noore poisina oli see ikkagi tuli, et tundus algusest peale selline töö ja tuletõrjujad tundusid mulle alati sellised inimesed, kellele teised nagu vaatasid alt ülesse, et kes alati aitasid inimesi, et polnud see alati seotud siis mõne õnnetusega, vaid ükskõik millega. Minu lugu siis tegelikult algas sellest, et minu isa oli kunagi Päästeametis tööl ja alustas siitsamast Kõrgessaare komandost. Ja kuna ma käisin siin lähedal lasteaias ja koolis, siis mõned minu peale kooli ajad veetsin ma just siin. Et sai siin ka sõpradega käidud ja autodes mängitud. Ja siis sealt mulle see pisik nagu külge jäigi, et kui ma nagu koolis käisin, siis ikka iga aasta küsiti, et kelleks siis keegi saada tahab ja kui kõigil nagu see jutt muutus iga aastaga, siis minul jäi see suht esimesest klassist alates juba alati üheks, et tahtsin seda teha ja mulle väga meeldis. Ja siis, kui see kutseline komando siin suleti, tekkis vabatahtlik, siis hakkasin ise ka toimetama juba. Keskkooli ajal sain oma esimese päris väljakutse juba ja sealt mind nii-öelda liikmeks nagu arvati. Peale keskkooli lõpetasin ka Sisekaitseakadeemia ja nüüd töötan ise Hiiumaa päästesüsteemis, Päästeametis. Mida vabatahtlik pääste endast kujutab, et prooviks selle siis kuidagi niimoodi selgeks teha, et maakeeli, et meil on siis siin vabatahtlikus komandos oma liikmed, kes siis nagu nimigi ütleb, on vabatahtlikud, et igapäevatööd igaüks teeb oma töökohal, kes on ehitaja, kes on õpetaja, mida iganes inimene teeb. Aga alati on meil ka keegi valmis siit reageerima, et kui kutselistel komandodel on vaja vabatahtlik abi, et siis oleme alati valmis reageerima kutsetele ja abistama siis, mis iganes alal vaja on. Et kui mõelda näiteks eelmise aasta metsatulekahjude peale, siis kutselisi päästjaid on meil valves korraga 6 tükki ja kogu saare peale. Ja sellest jääb nagu ilmselgelt väheks ja on nagu minevik näidanud seda, et kui on ikkagi tulekahju, siis on vabatahtlikke metsas rohkem kui kutselisi. Et ikkagi väga suur abi on vabatahtlikest päästjatest meie saare peal. Et kui keegi soovib saada vabatahtlikuks päästjaks Hiiumaal, siis on võimalus pöörduda kas minu poole või siis Emmaste vabatahtlike poole. Et saar on siin nii väike, et keegi ikka teab kedagi, kes on vabatahtlik päästja ja saab nagu seda infot edasi anda. Et oleme alati valmis uusi liikmeid vastu võtma. Tublisid inimesi on alati vaja. Et kui inimene tahab saada siis vabatahtlikuks päästjaks, siis kõigepealt võtame ta liikmeks siis üldkoosolekul, mis tavaliselt toimub kevadeti. Ja siis tuleb läbida esimese astme koolitus internetis. Sealt edasi on juba inimene võib osaleda päästetöödel.